Tere õhtust siit Tallinna Kalevi spordihallist. Täna toob Tüpikas TV teieni võrkpallikohtumise Eesti koondise ja Türgi koondise vahel. Tänast mängu kommenteerivad Reimo Kuri ja Ronald Järv. Tere päevast ka minu poolt. Ja loodame, et siit siis täna tuleb korralik võrkpallilahing ja loodame muidugi Eesti koondise võitu. Ja päeva esimeses kohtumises võitis siis Soome meeskond Läti meeskonna seisuga 3-1 ja kindlustas sellega ka endale turniirivõidu. Jah, Läti koondise poole pealt tegi väga hea mängu Ansis Medenis, kes siis teise geimi lõpus sekkus Lauri Siiselnjeksi asemel väljakule ja pea ilmeeksimatult lõi punktiks palle. Ja võistkonnad on siis nüüd väljakule jooksmas. Eesti alustab koosseisuga number 1 Raimo Pajusalu, number 3 Keit Pupart, number 4 Hardo Kreek, number 6 Martti Juhkami, number 11 Oliver Venno, number 2 Martti Keel. Ja liberana alustab siis Rait Rikberg, et Eesti koondis võib-olla ülduslikult ei alusta Gert Toobal seda mängu, sidemängija koha peal. Jah, eile Soome vastu mängus Eesti koondise jaoks võib öelda, et mäng lõppes 2 geimiga, et siis toimus päris suur hulk vahetusi ja mängu sekkusid nii Keel kui ka Tiisaar ja kindlasti mehed ennast täit pilti ei andnud eilse mänguga ja arvatavasti proovitakse täna neid uuesti ja Keel ka siis põhikoosseisus alustamas. Jah, peaks olla näha, kuidas siis kulgeb tänane mäng. Aga üritame siis ka Türgi koondise koosseisu ette lugeda, et Türgi koondis siis alustamas koosseisus number 1 Ulas Gitšak, number 14 Erhan Tunce, number 8 Purutai Subashi, number 15 Emre Batur, number 9 Serhat Koškun ja libero number 18 Serkan Kiliš. Ja Eesti koondise poole pealt siis palli mängu panemas number 3 Keit Pupart. Et senist turniiri käiku veel siis natuke kujustades, siis Türgil on siiamaani 2 kaotust, Eestil on siis võit Läti üle ja eilne kaotus Soomele. Nüüd pall mängus ja esimene rünnak türklastelt. Keel mängib kaitses, Rikberg peab tõstma. Venno lööb, plokk on ees. Hästi Keel. Venno uuesti. Ja pall jääb mängu. Nüüd türklased ja kohtunik näitab, et plokipuude eestlastel. Eestlased sellega rahul muidugi ei ole. Siinkohal on võib-olla mõistlik üle öelda tänase mängu kohtunikud. Esimene kohtunik on siis Margus Kupp ja teine kohtunik Kristjan Vanaveski. Ja türklased palli mängu panemas. Ja lööb sellise palli trossist ja Juhkami oli juba all, aga pall põrkas trossist üle Juhkami ja jäi pall lässaks. Väga kaval Sergi Kokilt. Jah, türklaste sidemängija siis Ulas Gitšak. Ja Türgi on asunud seda geimi juhtima seisuga 2-0 ja uuesti siia ette. Samasugune serv ja Juhkami taas hädas. No kas nüüd Gitšak lööb ka 3. korra samasuguse palli, et vasakukäeline mees on. Nüüd tuleb tugev pall. Ja Juhkami lööb palli maha. Ja Eesti koondis siis hetkel kaotusseisus 1-3, kui servima läheb Raimo Pajusalu. Raimo Pajusalu, samuti õnnes valgub. Pajusalult tugev hüppend palling, türksed saad selle kätte ja kohe kiirelt 6 tsoonist ründavad ja türklaste number 15 Batur lööb selle palli Eesti koondise poole peale maha.
ja eilsest mängust siis veel nii palju, et kolm mängumeest siis jäid nii-öelda põhikoosseisust üldse kõrvale, ei osalenud üldse mängus, need olid siis Oliver Venno, Raimo Pajusalu ja Nõmsalu. jah, Jaanus Nõmsalu. Ja tänast kohtumist siis vaatavad platsi kõrvalt Argo Meresaar, Andri Aganits ja Kristjan Õuekallas. jah. Ja hästi on nüüd türklased Eesti koondise servi kätte saanud järjest ja peaaegu tühja võrgu pealt saab Türgi koondise number 9 rünnata. Koškun siis ja servima läheb number 14, Erhan Tunce. Ja türklased on seda geimi juhtimas seisuga 5-2. Pupart saab vastu. Venno 4 tsoonist. Kerge planeeriv löök, türklased saavad selle hädaga üle. Juhkame nüüd kaitses, kiire tõsta uuesti Juhkamile 2 tsooni, kuid rünnakut sealt ei tule ja türklased saavad selle ane kätte ja Venno sellise korvpalliliku plokiga lükkab selle palli türklaste poole tagasi ja mänguseisuks siis 3-5 eestlaste poolt vaadatuna. Eesti poole pealt siis pallingule minemas number 6, Martti Juhkamil. Tugev hüppelt palling Juhkamilt ja türklased ründavad 2 tsoonist ja Puparti Kreegi kätest tähendab see pall auti ja järjekordne punkt Türgile. Türgi on seda esimest geimis asunud juhtima seisuga 6-3. Ja enne mängu toimus siis ka väike tseremoonia, kus siis Keit Pupart ja Ardo Kreek said endale mälestusmärgid, et möödus meestel 100 koondise mängu siis selle turniiri jooksul. Jah, Pupart ja Kreek ju ka noortekoondisest koos meestekoondisesse ennast murdsid ja on siia tänase päevani jäänud ka püsima. Kuid nüüd Oliver Venno saab üksi kinni türklaste number 15, Emre Baturri. Ja Ardo Kreek minemas pallingule Eesti poole pealt. Aga läheb palling võrku. Jah, läks nüüd Kreek tugevalt hüppet pallingut lööma, kuid kahjuks seekord lõi selle palli võrku. Ja türklaste Batur läheb siis servima. Juhkami raskustes. Ei ole jah, Juhkami täna just seda servi vastu võtnud. Hästi käima saanud, et võib-olla need esimesed 2 ässa, mis talle löödi, lõid mehe natukene rivist välja. Aga Pupart eksib rünnakul ja türklaste eduseisus 8-4 lähme esimesele tehnilisele time-outile. Kui palju segadust on? 3 vastuvõttu, omavahel, kes mida võtab, kus sa lähed, leppige kokku, lähed sa väljaspool, sa seespool. Et selles mõttes, et kui sa astud sammu platsi sisse nagu appi sinna, eks on ju, sina võiksid minna väljaspoolt sisse, ehk lihtsalt kõrgema kaarega jõuad välja ka võtta rünnata veel, eks on ju. No nii, hei, kuule, natukene nüüd on vaja siukest niimoodi täpsust ja korrektsust nüüd, igal pool. Nii, lähe. Kui see rünnakukaart on siin nende olema. Aavo Keel siis natukene noomis Martti Juhkamit, et on mees siin servi vastuvõtul juba lasknud nii mõnegi ässa ja natukene lohakust on palju. Aga türklaste poole peal jätkab Emre Batur. Ja otsivad türklased ka just pallinguga, tundub, et just Juhkamit. Ja kas nüüd ei jää pall maha, aga lendab auti. Jah, kõvasti türklased võitlevad, kuid punkti siit välja ei võitle ja Eesti vähendab siis kaotusseisu 3 punktile. Seisul 5-8 on Eesti poole pealt pallingule minemas number 11, Oliver Venno. Et võrreldes jällegi eilset päeva, siis türklased nagu ümber sündinud, et eile Läti vastu ei olnud mehi nagu platsil olemaski, et kaitses väga vähe võideldi ja ei olnud nagu üldse oma nägu türklased, aga täna kuidagi on toimunud muutus. Jah, et väga südit mäng on türklased siiamaani näidanud ja
järjekordne punkt siis neljatsoonist. ja number 16, Resul Tekeli läheb nüüd servima. Resul Tekeli. Kuue pealt rünnak nüüd, ilusti mängis Marti Keel ühe ploki vastu Marti Juhkami ja 2 Martit selle punktiga Eestile toovad. ja Eesti poole pealt pallingule minemas Keit Pupart. ja ilusti leiab türklaste kahe vahel tühja koha ja lööb ässa. hea palling Pupardilt ja seisul 7-9 on pallinguga jätkamas Keit Pupart. taas planeeriv ja Šubaši saab selle nüüd kätte. hästi mängib Ripberg kaitses, tõsta ühe tsooni vennale kõik. Tunga saab sinna türklaste poole pealt ploki ette ja türklased juhivad esimest geimi seisuga 10-7. ja servima nende sidemängija Ulas Kitšak. eelmine ring siis tegi palju pahandust just siin Marti Juhkamile ja lõi 2 sellist ettekerivat ässa. vaatame, mis saab nüüd. jälle selline kaval palling, mitte just kõige tugevam, kui ei klapi nüüd Marti Keele ja Raimo Pajusalu koostöö ja Pajusalu sihuke üritabki seda palli aidata, kuid üle seda aidatud ei suuda ja järjekordne punkt Türgile. ja Türgi poole pealt pallinguga jätkamas Kitšak. nüüd lööb aga palli omajagu out'i ja seis siis hetkel 8-11 Eesti poolt vaadatuna, et oleme kaotusseisu jäänud 3 punktiga. ja Eesti poole pealt pallingule minemas number 1 Raimo Pajusalu. on oodata hüppelpallingut sealt ja tuleb, Šubaši saab nüüd käed alla. ise ka rünnakul. ja jääb maha. ei saanud seal Marti Keel ja Oliver Venno üksteisest vist nii hästi aru ja pall maha kukkus. jah, ei olnud küll nüüd kõige tugevam löök, kuid kuidagi õnnetult ta sinna Keele ja Venno vahele kukkus. punkt Türgile. ja number 8, Purutai Šubaši. hästi saab nüüd Pupart kätte, kiire tõste Kreegile esimesse temposse ja Kreek toob sealt kindla punkti Eestile. seisul 9-12 on pallingule minemas number 2 Marti Keel. kellel ka on ikkagi küllaltki tugev hüppelpalling. aga läheb nüüd võrku ja türklased saavad 13. punkti. ja servima siis nende keskblokeerija Erhan Tunže. ei ole Eesti leidnud seda oma servikindlust, et praegu on tulnud järjest vigu ja ei ole see palling ka nii ohtlik olnud, kui see Puparti üks ässpalling välja arvata. Tunže lööb nüüd planeeriva, ei olnud see kõige raskem, saame kasti kätte. Juhkame nüüd kõrgelt ja plokil alast lööb selle palli türklaste poole peale. Juhkame ise ka minemas pallingule. Eesti on jäänud siis siin esimeses skeemis tagajääja rolli, ollakse hetkel maas 3 punktiga, 10-13. tugev serv nüüd Juhkamilt, aga türklased saavad selle hästi kätte. ja 6 tsoonist kiirelt. Šubaši ise võttis vastu ja lõi ka 6 tsoonist plokist palli out'i. ja servima siis number 9, diagonaalründaja Serhat Koškun. taaskord selline allakervi pall, kuid seekord mitte väga ohtlikult ja hästi nüüd toimib jälle Keel ja Kreek koostöö. Järjekordne punkt Eestile. tõesti, Ardo Kreek on see turniir väga muljetavalt mänginud Eesti koondise eest ja üks kindlaid mehi olnud koondises. ja Kreek nüüd ise minemas ka pallingule. Kreegilt võib ka oodata sealt mitmesuguseid pallinguid, et kas sellist ette kerivat, nagu me just nägime, või siis võib sealt tulla ka jõupalling. aga nüüd löövad türklased trossi. number 15, Batur lööb selle palli trossi ja punkt Eestile. tundus, et Kitšaki tõste jäi natukene vist madalaks seal Baturile ja sealt mees lõi trossi. ja Ardo Kreek jätkamas pallinguga. ja jälle sihuke hästi ettekeriv pall ja
sellega, millega türklased game'i alustasid, nüüd Kreek teeb neile nende oma relvaga kohe ka tagasi ja häspalling. seal jah, kesktempo ründaja Tekeli ja siis Batur ei saanud üksteisest aru, et kas siis peab sellise palli võtma keskründaja või ikkagi nurgamees. Ja nüüd tugev jõupalling peegilt. Ja Koškun leiab plokis augu ja toob türklastele järjekordse punkti. Türgi juhtimas esimest game'i seisuga 15-13. Türgi poolt pallingule minemas number 15, Batur. Aga Baturilt selline kaval alla kerib palling ja Venno nüüd. Ja toob punkti. Ei ole ka Oliver Venno ennast võib-olla kõige paremast küljest näidanud, et reedel mäng Läti vastu ei olnud ka midagi muljetavaldavat, aga samas ka mitte midagi kohutavat. Aga eile mees siis jättis mängu sootuks vahele ja anti võimalus Meresaarele ja Tiisaarele. Et eks selle turniiri eesmärk on ikkagi katsetada võimalikult palju erinevaid mehi ja leida see õige koosseis siis EM-i valikturniiriks. Kindlasti, aga Keel seda teab ja täpselt niimoodi on ta ka käitunud. Ja nüüd Oliver Venno pallingul. Hästi saavad türklased selle kätte. Ja kiirelt neljad tsoonist. Hästi mängib Rittberg kaitses. Keel tõstab Pupartile, Pupart neljad tsoonist ja türklaste plokkvõrgus. Aga taaskord oli hea vaadata, et Pupart nägi jälle lahendust selle palliga, et 3 plokki oli ees, ei läinud sinna raiuma, võttis sealt äärmise kätest selle ja lõi outi, aga enne jõudis türklased veel plokiga võrgus olla. On mees väga hästi siin samuti turniiril esinenud. Ja taaskord hea tugev palling Vennolt. Ja plokis nüüd Pupart Pajusalu ja teisele tehnilisele mõtlemise ajale läheme Eesti eduseisult 16-15 ja saame taaskord kuulata Aavo Keele mõtteid. Jätame sellele, tähendab Jaagole, lasta proovib piiri. Ehk siis tähendab, kui on nagu väga hästi käes, siis minegi appi, ega keskelt nii väga ei ole tulnud, on ju. Et ta mängib selle diagonaali peale, siis sa lähed ja hakkad, eks on ju. Ehk üles aitad keskist. Lasta proovib piiri. Nii, hei, kuule, nüüd on jälle see koht, et nüüd võtame mitte peale 20 ei võta. Ehk nüüd kuuleks seda tööjuttu ka, et plokk, kui see situatsioon toimib, et plokk on agressiivne, kaitses agressiivne, see kogu aeg, eks on ju. Et palju nõus ja me mängime seda. Mitte, et no lähme ja teeme. Ehk kuskil teeb natukene puudu sellest kiirusest, sellest, et me tahame seda palli võita üks pall korraga, eks on ju. No nii, läksime. Aavo Keel siis rääkis meestele, et proovime selle Türgi diagonaalründaja number 9 Košukin piiri lahti jätta ja vaatame, kas mees sinna lööb või lööb, et nurgamees peaks siis aitama diagonaali võtta just temporündajal seal plokis kinni. Aga türklased teevad enne veel vahetuse ja mängu tuleb number 3 Ahmet Pesük ja väljakult läks ära number 16 Resul Tekeli. Hästi saadud türklased Venno pallingu kätte ja kiirelt neljad tsoonist lahendavad ka selle ära. Punkt Türgile ja ta pool taaskord liigi sees, 16-16. Jah, Eesti sai selle paaripunktilise vahe nüüd kinni ja mängib nüüd kui võrdne võrdsega Türgi vastu, et loodame, et nüüd game'i lõpus suudame ise peale jääda. Jah, ja Keel ka ütles vahel meestele nagu reedeses mängus, et proovime nüüd selle enne 20. punkti ära otsustada selle game'i, et ei jätaks selle lõpu peale seda mängu. Hästi võtab Pupart vastu. Vennole 1 tsooni ja 1 ploki vastu. Oliver Venno ei eksi, punkt Eestile. Lööb Subashi kätest ilusti välja palli ja toob Eestile punkti ja servima siis Eesti poolt number 3, Keit Pupart. Pupardilt on oodata siis servi sinna 5 tsooni. Libero saab nüüd kätte, tuleb esimene tempo ja Venno jääb hiljaks kaitses. Jah, ei jõua enam reageerida, punkt Türgile. Ja jätkub punktis mäng, seis 17-17. Sidemängija Ulaš Kitšak türklaste poolt läheb siis servima. Kitšak siis on siin täna serviga korduvalt kavaldanud, löönud vaheldumisi tugevat ja sellist taktikalist pallingut. Aga nüüd lööb outi. Hästi Pupart näeb seda ja
ei hakka sinna käsi alla ajama, punkt Eestile. Ja Eesti koondise poole pealt palli mängu panemas number 1, Raimo Pajusalu. Lööb nüüd ise hea pallingu ja türklased hädas. Eestlased saavad Ei kaitses tule üles. korralikult rünnakut. Nüüd on türklastel hea võimalus ja esimesest tempost kiirelt. Ja Ardo Kreek plokiga võrgus veel. Jah, aga oli ka näha, et Kreek pidas keele õpetussõnadest kinni ja seal keel ka mainis mõtlemise ajal, et keskelt ei ole öeldud, et proovime äärest kinni saada mehed ja nüüd karistati siis kohe keskelt ära Eesti koondis. Ja Burutai Subashi. Vasakukäeline mängumees nüüd pallinguga eksib ja Eesti saab järjekordse punkti. Seis siis 19-18, oleme saanud ühepunktilise eduseisu. Ja Eesti poole pealt palli mängu panemas Martti Keel. Aga eksib taas. Jah, kuidagi palju on neid pallingu vigu olnud siin esimeses skeemis Eesti koondisele. Ja türklaste pool siis number 14, Erhan Tunce läheb servima. Planeeriv pall, Rikberg saab ilusti kätte selle. Ja Juhkami üle 2 tsooni ja tõsta ka Keelet ühe ploki peale ja sealt Juhkami kindlalt lahendab selle punktiks. Jah, nüüd eestlaste vastuvõtt on paremuse poole läinud kindlasti ja Martti Juhkam ise ka pallingul. Võimas palling Juhkamilt, ei saa türklased seda hästi kätte. Ja plokis nüüd Kreek saab seda tagasi lükatud sinna poole. Uuesti tuleb Eesti poole üle ja nüüd taaskord juba jälle türklased rünnakul. Ja plokist jällegi. Kuidagi auklik on see plokk eestlaste poole peal. Türklaste diagonaalründaja Kotšuk on päris sükest tublit mängu teinud täna ja rünnanud suhteliselt resultatiivselt. Ja servima siis Koskun ka ise läheb nüüd. Number 9. Ja palling Koskunilt, Juhkam saab selle kätte, kiire tõsta Pupartile 4 tsooni, kuid seal on 2 türklaste plokki ees ja järjekordne punkt Türgile ja Türgi on läinud seda esimest geimi taaskord juhtima seisuga 21-20. Jah, ei ole ikkagi Eesti koondis Aavo Keele sõnadest kinni pidanud ja seda vahet siin enne 20 nüüd sisse teinud, eks siis nüüd selle võrra raskem on seda geimi võita. Ja nüüd eksib Koskun pallingul ja taastab lool viigiseis 21-21. Ja servima Eesti poole pealt siis Ardo Kreek, kellel siis selle turniiri jooksul täitus ka 100 Eesti koondise mäng. Jah, ja Kreek on läbi turniiri näidanud väga head ja stabiilset mängu. Aga nüüd lööb palli võrku. Ja türklaste poole pealt siis number 15, Emre Batur läheb servima. Et Eesti nüüd peab selle palliga kindlasti midagi ette võtma, et väga raske on võita, kui neid servivigu nii palju siin koguneb. Venno läheb tõste natuke kaugeks. Venno nüüd kaitses ise. Keel tõstab Pupartile 4 tsooni, 2 plokki ees. Natuke segadust türklaste poole peal. Pupart kaitses. Ja nüüd number 8, Burutai Subashi. Lööb selle palli eestlaste poole peale. Ja Eesti koondise peatreener on siin kasutama oma esimest mõtlemisaega. Seisul 23-21 Türgi juhtimas. Meil on pakutud kahte punktipalli. Me pole ära löönud. Meie 3 servist 2 viga on. Ja siis on, ja veel kord, kui nendel on, me rääkisime sellest, kui nendel on 3. plokk, kus libero tuleb ettepoole kohe, on ju. Plokivabad tulevad ettepoole, on ju. Me toksame neid asju. Terve plats on kurat türklasi täis seal ploki taga, on ju. Midagi teha, seal lüüa tuleb seda. Tšakra. Ja ei ole Aavo Keel rahul üldse praegu Eesti koondise tegevusega, et rasked pallid mängitakse just sinna, kus türklased neid ootavad ja kas ei juleta lüüa või siis kardetakse eksida. Jah, igal juhul Keel andis konkreetse korralduse kätte, et tuleb lüüa ja
Vaatame, mis siin game'is nüüd edasi toimumas on. Ja nüüd Batur eksib pallingul, lihtne punkt Eestile, seisul 22-23. Eesti koondise poole pealt palli mängu panemas number 11, Oliver Venno. Aga enne seda tuleb veel Eesti pool vahetus ja number 20, Mart Tiisaar tuleb Marti Keele asemel väljakule ja arvatavasti nüüd üritatakse siis plokiga punkte võtta, et Tiisaar ikkagi on peajagu Keelest pikem. Ja palling Oliverilt nüüd. Aga ja lööb Pajusalu Puparti plokist number 9. Serhat Koškun selle palli maha ja Koškun on jätkuvalt heas hoos ja toimub Eesti poole peal ka tagasivahetus. Väljakut lahkub number 20, Mart Tiisaar ja tema asemel tuleb väljakule tagasi number 2, Marti Keel. Ja türklaste poole pealt number 3, Ahmet Pešuk. Eksib Pešuk pallingul ja pakuvad ütles, et Eestile seda game'i. Nüüd on eestlaste asi see game ära võtta. Ja Eesti poole pealt palli mängu panemas number 3, Keit Pupart. Jah, 1 punktiga oleme veel kaotusseisus, aga on võimalik seda game'i kindlasti enda kasuks pöörata. Ja palling Pupardilt, ei saa türksad seda ideaalselt kätte, nüüd türksad 4 tsoonist. Türkad saab veel sinna küll käed alla, kuid punkt siiski Türgile ja esimese game'i on võitnud Türgi seisuga 25-23. Edukad on need, kes oskavad vaadata tänasest kaugemale. Helista 900 6900 ja paned Eesti võrkpalli tulevikule õla alla.
3 kaotus annab 1 punkti ja 1-3 ja 0-3 kaotus punkti ei anna. Võrdsete punktide korral arvestatakse kõigepealt võidetud mänge, kui need on võrdsed, siis arvestatakse võidetud mängude punkte ja kui need on võrdsed, siis võetakse meeskonnade vahel seis ja kui ka need on võrdsed, siis võetakse võrdsete punktidega omavaheline mäng nende meeskonnadega, kellel on võrdsed punktid. Nii et küllap keerulised läheb. Siin Tallinna Kalevi spordihallis on siis võistkonnad teiseks skeemiks taas väljakule tulnud ja Eesti koondis pole vahetusi teinud, vähemalt esmapilgul. Ja tundub, et ka Türgi koondis jätkab sama koosseisuga ja servima asub siis sidemängija Ulas Kitšak. Aga minu kätte on jõudnud ka esimese geimi statistika ja esimese geimi Eesti parimateks on siis jäänud Martti Juhkam ja Oliver Venno, vastavalt siis mõlemad 4 punktiga. Aga türklaste poole peal on kindel liider olnud nende diagonaalründaja Serhat Koškun 6 punktiga ja Burutai Subashi on andnud Türgi koondisele 5 punkti. Ja võib-olla mõneti üllatuslikult ei ole me suutnud parema vastuvõtuga palle ise maha lüüa, et vastuvõtuprotsent meil on 65 türklaste 40 vastu, aga rünnakuprotsendid on vastupidi, et Türgil on 54 ja meil 41. Et parema vastuvõtuga ei ole me suutnud palle maha lüüa. Jah, ja Marti Keel on nüüd vahetanud pallingut, et on läinud üle hüppelt planeerivale pallingule, mitte enam jõupallingule. Ja edukalt. Suurepärane tõste Marti Keele poolt, kes tõstab võrgu Keit Kupartile täiesti tühjaks ja Kupart toob sealt Eesti koondisele 3. punkti. Eesti on seda teist geimis asunud juhtima, seisuga 3-0. Jah, Marti Keele heas servis sai kõik alguse, kui vastuvõtt oli kohe üle meie poolele tagasi ja suutsime 6 pealt rünnakuga endale punkti saada. Ja Marti Keel on jätkamas pallinguga. Hästi saanud türklased Marti pallingu kätte ja ise kohe kiirelt 6 pealt ründavad. Kreek ja Venno saavad sinna küll käed vahele, kuid nende kätest lendab pall taha auti ja punkt Türgile. Jah, natuke hiljaks sai Ardo Kreek seal keskel plokis ja pall endas otsa auti. Aga türklaste poole pealt number 8, Burutai Subashi. Hästi saanud Juhkimi Subashi pallingu kätte ja ei klapi nüüd Keele ja Kreegi koostöö. Jah, Subashi siis eelmine game lõi 3 servi ja nendest 2 eksis, nüüd küll lõi platsile, aga rünnakul oli mees päris terav, lõi 10 pallist 5 maha, mis nurgaründaja kohta on väga hea tulemus. Jah, ja Subashi on nüüd jätkamas pallinguga. Rikberg saab nüüd vastu ja ei saa uuesti Keel ja Kreek koostööd toimima. Mängiti sellist vahelt tõusvat ja kas siis jäi pall ebamugavaks või ei suutnud Kreek seda palli ära lüüa. Ja võimas palling Subashilt nüüd. Juhkam ühe tsoonist ja türklased saavad plokki ette, Juhkam ise julgestab, Venno 4 pealt, türklased kaitses. Ja nüüd väike arusaamatus. Rikberg tõstab ja Juhkamile pannakse 3 plokki ette ja järjekordne punkt Türgile. Ja Ahmet Pesük sai siin plokipunkti. Ja Türgi on siis asunud teist geimi juhtima, seisuga 4-3. Ei toimi see eestlaste mäng jah praegu, et ei ole me keskelt saanud siin punkte ja nüüd ka nurgast on meil pidevalt 3 plokki. Et raske on praegu Eestil. Subashi on muidugi löönud ka tugevat pallingut, et vaatame, mis need siis nüüd tulemus on. Nüüd taaskord Subashilt võimas palling, Kupart saab selle kätte ja nüüd Kreek Keel koostöö klapib, punkt Eestile ja Eesti riigistab. Jah, 3. korraga. Ja Martti Juhkamis siis Eesti poolt läheb servima. No hädasti oleks vaja nüüd seda tugevat pallingut, mida siin eelmisel hooajal Martti Juhkamist võis pidevalt oodata. Ja võimas palling Juhkamilt tuleb. Ei saa türksad seda kõige paremini kätte, kuid nüüd natukene puterdavad seal Kreek Kupart ja õnnega pooleks punkt türklastele. Ja seis siis 5-4 türklaste kasuks ja servima number 3 Ahmet Pesük nende
keskründaja. Pupart nüüd laseb omast arust palli out'i, aga kukub see pall sisse ja saavad türklased taaskord punkti. Ja Türgi juhtimas teist game'i seisuga 6-4. Hästi saab nüüd Pupart selle kätte, kiire tõste Oliverile kahe peale ja sealt võimas pommlöök türklaste väljaku poole peale maha. Ja türklased ei ole rahul otsusega, arvavad, et pall oli audis, aga tundus mulle küll isiklikult, et see pall oli ikkagi sees. Jah, kindlasti piirikohtunikud nägid seda paremini ja tegid õige otsuse antud hetkel. Ja Eesti koondise poole pealt palli mängu paremas number 4, Ardo Kreek. Hästi saab Subhashi selle vastu ja ise võimsalt kohe ka 6 pealt ründab. Jah, türklaste vastuvõtt on paranenud kindlasti, et löövad meie mehed päris tugevat servi, aga ripub palli ilusti võrgu peale. Seal sidemängija Kitšakile ei ole raskusi seda palli laiali jagada ründajatele. Ja Türgi poole pealt palli mängu panemas Kaskun, türklaste diagonaalründaja. No ja et nüüd võrgu alt seda palli ei löönud, et läks sinna alumise trossi lähedale see pall. Jah, Kaskun eksib pallingul, seisul 6-7, palli mängu panemas Eesti koondise diagonaalründaja number 11, Oliver Venno. Ja eksib ka Venno pallingul. Jah, vahetavad viisakusi siin meeskonnad ja seisul 8-6 Türgi juhtimisel läheme siis esimesele tehnilise timeoutile. Mis siit vahepeal tuli? Ploki teema, number 8 ja number see diagonaal. Need on saanud kahe peale 20 tõstet, teised said 6 tõstet. Ja see oli 3. rinnak keskel. Mis te hüppate sinna? Esimene alguses tehti 2 tükki ära ja nüüd 3. Ongi kõik, on ju. Ja paip tuleb tühjalt jälle, on ju. Me ei võta esimest nagu täiega, on ju, kui tulekski tõste ja me mängime ennast just mugavasti suhse poole hüppega ka paibist välja, on ju. No nii. Aavo Keele sõnade kinnituseks võib jah öelda, et eelmises game'is tõesti number 8 Subhashi ja number 9 Koskun said mõlemad 10 tõstet ja näiteks Tunže ja Batur said ainult 3, et tõesti on see rünnaku raskus nende kahe mehele jagunenud. Ja ilus rünnak nüüd Puparti poolt ja punkt Eestile. Pupart läheb nüüd ise ka servima ja võiks nüüd natukene ka Eesti elavneda, et ei ole see mäng kuidagi ei suju. Jah, aga eks Keelel on õigus ka pahane olla, et kui seal 2 meest rünnakuraskust kannavad, siis tuleb nüüd 2 meest jälgida, kuid osavalt nüüd võrgu pealt Kitšak, punkt Türgile. Ei ole mees küll kõige pikema kasvuga, aga vasakukäeline ja see annab kindlasti väga suure eelise sidemängijale. Jah, et Türgi koondise sidemängijal pikkust siis kõigest 1,90 m. Ja number 14. Erhan Tunže. Hästi saab Pupart kätte. Kiire tõste Vennale ühe tsooni ja Subhashi blokist lööb Venno selle palli türklaste poole peale maha. Punkt Eestile. Oli ka 1 blokk ja kindlasti pool punkti läheb Marti Keelele siit, et mängis ilusti 1 bloki vastu Venno. Aga samal ajal läheb servima eestlaste poole pealt Raimo Pajusalu. Ja palling nüüd Pajusalud, türklased ei saa seda kõige paremini kätte ja sükke häda tõste 4 tsooni läheb. Venno kaitses. Juhkami 4 pealt. Ja ei saa Venno nüüd kaitses palli kätte. Ja taaskord türklaste diagonaalründaja number 9, Koskun. Jah, näitab Türgi oluliselt kindlamat mängu täna siin, kui varasematel päevadel ta näidanud on. Jah, või on siis Eesti natukene uimane, et kindlasti oleneb ka vastasest, et kuidas vastane sul laseb mängida. Jah, ei ole Eesti koondises seda sära, mis siin on olnud varasematel päevadel, kuid loodame, et see on kohe-kohe tulemas. Juhkam eksib, aga samal ajal rünnakuga ja Kitšak, Ulas Kitšak siis, türklaste sidemängija ja ka kapten saab palli mängu panna.
tundub, et Taavo Keel on valmistamas ette vahetust. Käskis seal Priit Luigel püsti tõusta ja vähe kiiremaid liigutusi hakati tegema. ja nüüd türklaste poole peal segadus. Läks seal number 15 Batur seda palli päästma, samal ajal kui Kitšak vahtis niisama pealt ja kukkus see pall türklaste poole peale. On siin ka varasemates mängudes just sellist segadust palju türklaste poole peal, et kas ei räägita enne palli mängimist asjad enda vahel selgeks või kuidagi väga palju segadust on jah Türgi poole peal. Aga Eesti poole pealt läheb servima number 2 Marti Keel. Jah, Eesti on jäänud siin teises skeemis siis tagaajaks. Ollakse hetkel maas 2 punktiga, 9-11. Hea palling nüüd Marti Keelelt. Pupart mängib kaitses ja Pupart ise ka 6 pealt. Ja lööb palli outi. Näitavad kohtunikud. Ja türklaste poole pealt siis number 8 Purutai Subashi läheb servima. Tegu samuti siis vasakukäelise mängumehega. Samal ajal kui Eesti koondises ei ole ühtegi vasakukäelist mängumehest. Aga nüüd eksib. Subashi palling läheb pikaks, punkt Eestile, 10-12. Eesti koondise poole pealt on palju mängu panemas number 6, Marti Juhkami. Ja tuleb ka Priit Luik siin vahetusmeeste pingile ja arvatavasti on kohe ka vahetus tulemas Eesti poole pealt. Ja võimas palling nüüd Marti Juhkamilt, türklased ründavad 4 tsoonist, 3 plokki on seal ees, kuid väga osavalt Batur sihukese kerge kõkslöögi Eesti ploki taha teeb ja punkt Türgile. Ja tulebki vahetus. Number 13, Priit Luik tuleb Marti Juhkami asemel väljakule ja Priit Luik siis eelmisel hooajal tegi superhooaja, kui nii võib öelda, Tartu Pereleiva ridades. Et oli mees väga kindel ja just rasketel hetkedel aitas Pereleiba olulisel määral. Pupart saab nüüd pallingu hästi kätte, kiire tõste vennale, seal on 2 plokki ees, türklased mängivad kaitses. Tõsta nende ühele liidrile, diagonaalründajale. Hästi on Luik kaitses ja uuesti venna 2 pealt. Nüüd õnnega pooleks saavad türklased palli üle esimeses tempos. Ja jääb pall maha. Ja Kreek. Esimeses tempos tuleb palli türklaste poole peale. Ja raske punkti võidab Eesti koondis. Taaskord oli näha sellist segadust Türgi poole peal, et läks seal kas esimese tempo ründaja kohe teist palli üle lükkama ja lükkas trossi, aga siis õnnega pooleks 3. puutega said türklased ikkagi palli üle. Eesti koondise poole pealt palli mängu panemas number 4, Ardo Kreek. Ja tundub, et Eesti on valmistamas ette ka teist vahetust. Vahetusmeeste pingile on tulnud number 20, Mart Iisar. Hea plokk Pupartilt. Jah, seal ilusti hoidis käsi üle võrgu ja ei olnud seal Koškunil väga palju variante, kui sinna ploki sisse lüüa seda palli. Ja Eesti on vähendanud vahe minimaalseks, 12-13, palli paneb mängu Ardo Kreek. Siuke lihtne palling vahelduseks, aga türklased ründavad trossi. Jah, läbi õnne nüüd, et see Kreegi palling ei olnud just kõige ohtlikum, türklased said selle hästi kätte, kuid ise lihtsast olukorrast eksisid. Ja vahest on treener isegi andnud käsu, et lüüa sellist lihtsamalt palli, et just meelitada vastaseid sinna esimesse temposse tõstma ja seal siis plokk juba ootab. Hästi mängib venna kaitses. Ei saa nüüd. Pajusalu jääb hiljaks plokis ja ei suuda Ardo Kreek seda palli enam väljakule aidata. Ja türklaste poole pealt siis number 9, Serhat Koškun. Diagonaalründaja. Lööb nüüd planeeriva servi ja lööb outi. Jah, mõlemalt poolt on palju sellist tehnilist praaki või vigu on nagu palju siin tänases mängus, et ei ole sellist kindlust. Ja Oliver Venno Eesti poole pealt läheb servima. Kindlasti peab ka Eesti koondis nüüd järgima seda vasakukäelist sidemängijat, aga eksib ka Venno pallingul. Ja Eesti koondise poole pealt tulemas vahetus. Väljakut lahkub number 11, Oliver Venno. Ja tema asemel tuleb väljakule number 20, Mart Iisar.
jah, ei ole Venno mäng siin sellel turniiril olnud küll see, mida oleme harjunud nägema, et ei teagi, mis mehega lahti on, võib-olla on ka veel vara. jah, eks tähtis on olla õigeteks mängudeks vormis ja võimsalt nüüd Pajusalu võrgu pealt punkt Eestile. jah, Keel ja Pajusalu duo praegu toimis ideaalselt ja võrk oli tühi ja Pajusalu ilusti selle palliga punktiks lõi. Tiisar siis jättis eelmise saalihooaja vahele vigastuse tõttu ja vaatame, kuidas mees on sellest vigastusest nüüd taastunud. jah, oli lausa üllatav näha teda koondise nimekirjas, et just pärast eelmise hooaja vahele jätmist. Aga mees nüüd platsil ja Eesti on teise tehnilise time-out'i aeg juhtimas 16-15. No ta üritab, ta otsib, ta oli ju tegelikult otse. Tal on niisugune suunatud löök, on 4-4 ehk meie number 6. Ma pean ikka vist võtnud Diagosit, ühe korra ta lõi Diagosi juba. Ei, ta ei löönud kõvasti, ühe korra lõi Diagos, aga see oli pikk löök, seal Raidil oli käsi all. Ühe korra, tähendab, ja ühe korra lõi Keidile, Keidil läks see üle, see oli, tähendab, see oli lihtne löök, on ju. Nii. Ehk siis sulle ka, et sul ei ole väikest keelt, kui sul väike keel ees, siis vaata 6 poole natukene, eks ole. No nii, võtame ära selle takka. Eesti koondise peatreener Aavakeel oli siis hetkel suhteliselt rahul meeste tegevusega ja ütles, et hoiame sama edasi ja et siit peaks tulema küll. Ja eestlaste poole pealt siis Keit Pupart läheb servima. Eesti ühepunktises eduseisus. Libero saab selle palli hästi kätte. Ja jällegi Subashi eksib rünnakul, lööb trossi. Jah, aga eks ole Subashi ja Kaskun saanud ka päris palju koormust, et ei tea, kas hakkavad mehed võib-olla natukene väsima. Jah, või ei klapi veel sidemängijaga koostöö, et samal ajal nüüd Pupart pani uuesti palli mängu ja tundub, et jälle eksivad, jah. Ja nüüd siis number 9, Koškun, see teine mees, kes siis väga palju on rünnata saanud. Ja võtab nüüd ka Türgi peatreener Veljo Basic oma aja teises skeemis. Oma neid käsi muidu on niimoodi. Vaata. Ei, ära karda, nii kõrgele sa ei hüppa. Et oma käte vahelt ei tule, on ju. Ma ei vaata. No nii. Ehk siis tõusvale ei lähe, on ju. Paibid ja nurgad, nurgad. Aavakeel siis andis meestele korralduse, et esimese tempo rünnakut ei vaata, et proovime saada 6 pealt kinni ja nurkadest. Ja viskas siin ka Priit Luiga üle natukene nalja, et Priit Luig kartis, et ta pea on võrgu peal juba näha, et sealt peab natukene kaitsma pead, aga Keel ütles, et ära pabista, et see nii palju ka plokis üle hüppa. Ja nüüd võimsalt Kaskun toob järjekordse punkti Türgile. Eesti koondis on siis teist geimi juhtimas seisuga 18-16. Ja vahetus Eesti koondises tuleb väljakule number 18, Jaanus Nõmsalu Keit Puparti asemel. Ja türklaste poole pealt läheb servima number 14, Erhan Tünje. Eesti koondis on siis jätkamas samamoodi nagu eile, et antakse kõigile meestele mänguaega ja ikkagi otsitakse seda parimat koosseisu just Euroopa valikmängudeks. Nõmsalu saab nüüd ka kohe vastu võtta, Luigele läheb tõste vähe pikaks. Ja Kaskun. Ja hästi Pajusalu Luik nüüd plokis, punkt Eestile. Jah, targalt Luik ei läinud seda rasket palli kõvasti lööma, vaid anitas ja andis vastasele võimaluse eksida ja vastane ka eksis. Ja Eesti koondise poole pealt palli mängu panemas number 1, Raimo Pajusalu. Võimas palling Pajusalult, kui hästi saad türksad selle kätte ja Subashi kiirelt 4 pealt. Ja ei saa korralikku tõstet nüüd Eesti koondis. Ja lööb vasaku käega. Ja võimsalt lööb see türklaste sidemängija Kitšak võrgu pealt. Ja seda peab jälgima, et vasaku käega on väga lihtne seda palli sealt vastase poolele maha lüüa, aga Eesti pool tuleb jällegi vahetus.
number 17, Siim Ennemuist tuleb Ardo Kreegi asemel väljakule. Eesti on siis nüüd vahetanud selles game'is neli meest välja, kes seda game'i alustasid. Ja türklaste poole peal sidemängija kapten Kitšak. Hästi saab Luik selle kätte ja Luik ise ka, kuid kas jääb nüüd natukene tõsta madalaks või jääb Luik aeglaseks, kuid ei klapi koostöö. Aga Siim Ennemuist üksi plokis ja saab plokipunkti. Tõesti, Siim Ennemuist on samuti väga korraliku turniiri teinud, on plokis väga tugev ja samuti ka rünnakul väga osav, et kindlasti on mees arenenud siin eelmise hooaega võrreldes ja astub kandadele päris jõudsalt siin Pajusalule ja Kreegile. Ja keelesjärv läheb nüüd pikaks. Türgi poole pealt palli mängu panemas Subashi seisul 18-20. No on Eestil selline 2-punktiline eduseis, aga kindlasti ei ole see kõige kindlam, et oleks vaja saada veel paar punkti enne game'i lõppu siin täis. Hästi saab nüüd Rikberg kätte ja Ennemuist esimesest tempost Keel julgestab. Tiisar nelja pealt ja kõrgelt ja Tiisar. Ja Veljo Basic, türklaste peatreener, kasutab nüüd oma teist mõtlemisaega teises game'is. Kuule, nüüd on see, et tähendab nende keskmist on hakatud nii palju abistama. Nüüd kui Tiisar ette tuleb, sa saad Tiisarega kiiremini mängida. Nad on väga ülbeks läinud juba, nad seisavad selle keskploki kõrval. Aavakeel siis ütles mängijatel vahepeal, et proovime nüüd nurgast natukene kiiremini, et türklased vaatavad esimese tempo ründajat juba 2 mehega peaaegu, et nurgast peaks saama nüüd 1 ploki vast ilusti rünnata. Jah, siin Marti Keelele jagati õpetussõnu, et nurgameestega natukene tempot tõsta ja ehk siis plokiga türklased hiljaks. Priit Luigelt aga hea serv. Ja Nõmsalu nüüd kas ei olnud üldse valmis kaitses või ei jõudnud, aga pall jäi nüüd Eesti poolele maa. Võimas löök ka Baturilt muidugi. Ja türklaste poole pealt number 3. Ahmet Bezük, temporündaja, siis läheb servima. Nõmsalu vastuvõtul. Tõste Tiisarele 2 tsooni, kuid Batur 1 mehena seal ees ja punkt Türgile. No need on ikkagi kohad, kus peaks selle punkti ikkagi endale saama, kui 1 plokk vastas on, aga Tiisar paraku leidis Baturi käed sealt võrgu kohalt. Ja Petšuk palli mängu panemas Türgi poole pealt. Ja nüüd Nõmsalu elegantselt laseb palli outi. Ja Eesti on juhtimas teist game'i seisuga 22-20. Võrkpallimängus kindlasti on ka väga suur oskus palli outi laskmine, et kui ei ole vaja mängida, siis ei olegi vaja mängida. Ja siis vahepeal ka nii palju infot, et esimese game'i võitis Türgi võistkond seisuga 25-23. Hea palling nüüd Ennemuistelt ja ei saada ükselt seda servi hästi kätte ja sealt rünnakut üles ehitatud. Eksib Subashi rünnakul ja 23. punkt Eestile. Ja Siim Ennemuist siis jätkamas pallingul seisul 23-20. Ennemuistele siis ka mitu erinevat pallingut, et hüppelt tugev ja hüppelt planeeriv. Ja taaskord türklased adas, et just Subashi on nüüd servi vastuvõtuga siin. Aga nüüd pall jääb maha. Tundub, et türklased on enda jaoks uue ründaja leidnud, et Batur on nüüd viimasel ajal päris palju tõsteid saanud järjest. Aga türklaste poole peal Serhat Koškun läheb servima ja tuleb planeeriv serv. Hästi saab Luik selle kätte. Ja Nõmsalu 4 pealt, kuid leiab sidemängija ploki. Ei olnud ka tõste kõige mugavam, aga ega see ei anna õigustust Nõmsalule. Jah, ikkagi 1 plokk oli seal ees ainult ja oleks pidanud midagi välja mõtlema. Türgi poole pealt jätkab pallinguga Koškun. Luik vastuvõtul ja Nõmsalu uuesti. Ja sama. Türgi sidemängija Kitšak
juba teist korda järjest paneb Nõmsalu sealt kinni ja türklased on viigistanud 23-23. ja Aavo Keel siis võtmas oma esimest mõtlemisaega teises game'is. Ei, kuule, tähendab selles mõttes, läheme natuke ettepoole, võtame seda servi julgemalt vastu nüüd ja annad uuesti sinna, vaju õigel ajal peale, serv 2-3 vahele ja tuleb uuesti sinna, see päkapiku pead ära võitma seal. Aavo Keele jutt siis oli lühike ja konkreetne, et servi vastuvõtt on vaja viia võrgule lähemale ja 2-3 tsooni vahele ja läheb uuesti tõste Nõmsalule, et tuleb sellest lühikesest sidemängijast seal jagu saada. Nõmsalu nüüd võtab ise vastu ja see peaks olema Eesti punkt. Jah, õige otsus nüüd kohtunike poole pealt, et pall oli Eesti poole peal ja 24 punkt Eestile, et väga vajalik oli see punkt. Ja Martti Keel oli ka all seda palli tõstmas, aga türklane suutis sealt võrgu pealt seda palli ennem ära puudutada ja see ei ole määruste pärane. Ja Eesti poole pealt palli mängu panemas number 20, Mart Tiisar. Ja esimene game pall läheb võrku. Ei olnud ka selline kindel serv, et oli jõle kõhklev ja vaevu lendas võrguni välja, et ei tea, kas noor mees natukene kartis eksida. Jah, võib-olla pole ka veel päris soojaks saanud, et ei ole ta väga pikalt veel väljakul viibinud. Aga eksivad ka türklased. Jah, Batur nüüd tahtis kavalalt sinna võrgu ette seda servi lüüa, kuid napilt läks see Rossi ja 25 punkt Eestile. Ja teine game pall siis Eesti poolt. Ja tõesti väga palju on sellel turniiril näha just sellist kerivat palli ja ette kerivat. Ja eksid ka Nõmsalu nüüd pallingul. Ja nüüd number 14 türklaste poole peal. Erhan Tünže, keskründaja, läheb siis servima. Nõmsalu saab hästi vastu selle ja Luigele. Ja tõste Martti Keelelt ühe ploki peale ja Luik saab sellest türklaste sidemängijast Kitšakist nüüd jagu. Päkapikust, nagu ütles Aavo Keel siis enne. Ja servima number 1, Raimo Pajusalu. Vaatame, mida nüüd Pajusalu teeb, et 2 serviviga on Eestil ees. No kindlasti ei tasu tagasi hoida ja läheb ka tugevat servi lööma. Ja tuleb ka väga võimas palling Pajusalult. Nõmsalu kaitses. Ei, nüüd ei räägi jälle. Tiisar ja Keel praegu siin puterdasid selle palli küll eestlaste kahjuks maha ja türklased saavad siit punkti ja servima number 1, Ulas Kitšak. Ja seis on siis 26-26. Väga pikaks on veninud see teine game siin. Hästi saab Nõmsalu kätte ja uuesti Luik ühe ploki vastu 4 tsoonist. Ja oli number 15, Emre Batur juba palli all aga ei näinud enam palli ja kukkus see pall türklaste poolele maha, et taaskord selline lihtne pall, mida türklased ei suuda üles mängida, et on parajad koordinaatorid ikka türklased antud hetkel. Jah, sealt eelmise olukorrast tuleb ka nüüd, tahtsin just hakata Martti Keelt kiitma hea tõste eest, kuid nüüd tuleb selle serviga otsa, et nüüd 4 servist Eestis on suutnud 3 viga teha, et väga raske on niimoodi seda game'i enda kasuks keerata. Ja türklaste poole pealt Purutai Subashi läheb nüüd servima. Ja Trossist. Game'i lõpus on need väga valusad pallid ja tavaliselt ikkagi 1-2 palli game'i jooksul selliseid kukub, et peab tempomees olema valmis neid mängima. Jah, Subashi on nüüd muidugi terve turniiri jooksul näidanud ka väga tugevat ja võimsat pallingut. Ja nüüd Aavo Keel siis võtab oma teise mõtlemisaja teises game'is. Viga! Game pallil on 3 viga meil.
no nii, Siim keskelt ära. Ja ei olnud Aavo Keel rahul oma meestega taaskord, et kolm gamepalli on siis juba eksitud ja nii on väga raske seda game'i võita ja nüüd on omakorda türklastel siis esimene gamepall 28-27 seisult ja number 8 Subashi paneb selle mängu. Rikberg päästab nüüd raske palli. Ja Ennemoist, Siim Ennemoist. Üksi võtab keskelt türklaste number 3 Ahmet Besüki kinni ja hoiab Eestit veel selles game'is mängus. Jah, kuid Subashi nüüd tahtis teise sellise bussi samamoodi võrgust sinna Eesti koondise poole peale maha lüüa. Ja oli ka väga lähedal teisele samasugusele ässale, aga suutis Siim Ennemoist reageerida seal ja palju üles mängida. Ja hea palling nüüd Priit Luigelt. Ja nüüd plokis auk jälle. Ja Batur toob punkti Türgile. Ploki kõrgust peaks küll praeguses hetkes olema, et Mart Tiisaar ja Siim Ennemuist on mõlemad ikkagi 2 meetri ligi mängumehed, aga leidis siiski türklane seal plokis augu. Ja seisul 29-28 Türgi poole pealt palli mängu panemas number 3 Petšuk ja raske palli nüüd Marti Keel tõstab. Tiisaar jääb mänguga ja pall kukub maha. Ja selle maraton game'i on võitnud Türgi seisuga 30-28. Ja tõeliseks nädalini lõpuks toimus meil teise game'i lõppvaatus 30-28 lõpuks siis. Aga näete ka need sõbrad, nüüd on jälle auhinna käes ja tublid lõõrukad toovad meile kohe ka sihtpositsioonid või sihtmärgid platsile. Ehk siis pisikene servivõistlus on valmis tulema, aga kõigepealt on mul hea meel teatada teile, kes jõuab esimesena minu juurde ja sellele on siin Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri pass, mis toimub 14.–16. septembrini siinsamas Kalevi spordivällis ja esimene mees siin. Kuule, aga mis on siin oled? Tule siia poole taha. Proovime siis veebioskuste järgi. Tule rõõmesti. Kes on teine, kes tahab Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniirile siis hoopistükkis minna vaatama Suurbritannia ja Eesti kohtumist? Ole hea, tule siia. Nii, ole hea, teeme mängu peale. Pall. Andke pall mehele. Pall. Kus saab palli mees? Nii, pall on kohe kadunud. Kuhu vahus pall? Kes on järgmine, kes tahab selle näiteks vaatama juba 29. Tule siia. Superboks. Ole valmis, siis tule pall teile. Ja hakka ka paljudele võistlejatele, sest meil on loetud minutid selle. Ole üleval, Edukad on need, kes oskavad vaadata tänasest kaugemale. Helista 900 6900 ja paned Eesti võrkpalli tulevikule õla alla. Edukad on Tipi TV. Ja nüüd siis 2 kõige väiksemat. Aplaus meile! Wow! Ja ole hea, Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniirile sulle pääse. Kust palli saab? Kust palli? Ma ei tea, kust palli, kas kellelgi on mõni palli kuskil? Palju tüdrukutel on palli? Said palli, suurepärane. Ja põnts!
vaatamisväärtusi ja siin sulle veel pääse Eesti ja Suurbritannia koondiste kohtumisele 29. ja 30. septembril. Aga Türgi ja Eesti mäng on pooleli, meie koondis vajab teie poolehoidu. Aplaus Eesti koondisele! Jätkame siit siis Tallinna Kalevi spordihallist Eesti ja Türgi koondiste võrkpallikohtumist. Eesti on jäänud väga raskesse seisu, kaotanud 2 esimest game'i seisudega 25-23 ja 30-28. Aga Eesti siis alustamas pallinguga ja number 17 Siim Ennemuist on palli mängu panemas ja eestlastel on siis ka paar vahetust, et mängu on tulnud number 20 Mart Tiisaar, number 18 Jaanus Nõmsalu ja jäi mängu ka number 13 Priit Luik. Ja samuti on vahetunud libero number 10 Sten Esna, noorem vend Asko Esna tuleb nüüd platsile libero ametit pidama. Ja türklaste poole pealt number 1 Ulas Kitšak. Nõmsal on nüüd vastu võetud raskustes ja pall kohe Türgi poole peale üle ja türksed selle kerge kõksuga lükkavad eestlaste poole peale tagasi ja teenivad sellega teise punkti. Ja vaadates teise game'i statistikat, siis võib öelda, et türklastel on uus liider. Et 7 punkti tõi eelmises game'is Emre Batur, kes lausa 100%-lise efektiivsusega lõi palle maha 6-6. Ja samuti on mõneti üllatav see, et ei suuda me paremast vastuvõtust ikkagi oma rünnakut paremini realiseerida, et türklaste vastuvõtt 50, meil 64, aga rünnakuprotsent türklastel 47, meil 41. Jah, Eesti poole pealt palli mängu panemas Marti Keel. Hästi saadnud türksed selle kätte ja Subashi 2 tsoonist võimsalt lööb selle palli Eesti poole peale maha. Ja eelmise game'i Eesti koondise parim oli siis Keit Pupart 4 punktiga, kes siis 4 tõstest 3 lõi punktiks ja sai ka ühe ploki. Võimas palling Subashit, nüüd Eesti on raskustes vastuvõtuga. Lihtne pall Türgi poole peale üle ja türksed uuesti 2 tsoonist ründavad, seekord siis Katškun. Ja Priit Luik lööb ilusti kätest palli outi ja toob Eestile siis teise punkti ja läheb ka ise servima. Ja kuidagi tujutu on jah see Eesti mäng praegu, et ei suju selle koosseisuga mäng nii hästi kui võib-olla siin põhikoosseisuga. Ja Priit Luik pallingul. Võimas palling Luiget, läbi häda nüüd türksed saavad selle kätte, aga peakohtunik vilistab üle palli, punkt Eestile. Nii, ja türklaste peatreener Veljo Basic ei ole rahul. Ja nägime ka eilses Eesti-Soome mängus siin kohtunike kaarte lehvitamas päris mitu korda, et sai siin kollase kaardi soomlane ja sai ka veel punase. Et võrkpallis siis määruste järgi kollane kaart annab 1 punkti vastastele ja punane kaart eemaldab mängija selle game'i lõpuni mängust. Ja on veel võimalik saada siis kollane ja punane kaart korraga ja siis peab mängija eemal olema mängu lõpuni väljakult. Ja Eesti poole pealt pallingul jätkamas, number 13, Priit Luik. Taaskord võimas serv Luiget. Ja 6 tsoonis Subashi toob 3. punkti Türgile, vabandust, 4. Ja Türgi on 3. game'i juhtimas seisuga 4-3. Subashi siis teises game'is tõmmas natukene hoogu võib-olla maha, et lõi ainult 9 tõstest 1 palli maha. Võib-olla siis eestlased nägid ka, et sinna see rünnaku koormus nagu suuremas osas läks. Ja Tiisar nüüd 2 pealt. Ja Türgi plokk võrgus. Ja saab hoogu nüüd natuke juurde ka Mart Tiisar, kes nüüd siin mitu palli on suutnud türklaste poole peale ära lüüa, et kindlasti annab see noorele mehele enesekindlust juurde. Ja pallingul number 1, Eesti koondise temporündaja Raimo Pajusalu. Ja vastuvõtt türklastel jälle.
hästi mängib Martti Keel kaitses. Tõste Tiisarile 2 tsooni. 3 plokki vastast, Tiisar saab plokile hadas selle palli ära löödud. Tõste nüüd ebatäpne. Ja ei suuda Koškun seda palli Eesti koondise poole peale lüüa, vaid lööb out'i palli. Ja jätkab siis Raimo Pajusalu seisul 5-4 Eesti juhtimisel. Taaskord korralik palling Pajusalult, kuid hästi võtavad nüüd türklased servi vastu. Ja lööb number 14 Erhan Tünše palli eestlaste poole peale maha. Ja servima siis number 9 Serhat Koškun, türklaste diagonaalründaja. Ja see palling läheb pikaks. Eesti võidab seega 6. punkti. Ja väga lihtsalt tuli see punkt nüüd eestlastele. Ja seisul 6-5 Eesti koondise diagonaalründaja number 20 Mart Tiisar palli mängu panemas. Türklaste sidemängija taas eesliinis, et peab nüüd jälgima. Võimas palling nüüd Tiisarelt, et ja suudab türklaste libero palli päästa. Jaanus Nõmsalu nüüd aga lööb palli punktiks. Ja taaskord hea tõsta Martti Keelet, et ühe ploki peale suutis Nõmsalu mängida ja just selle ploki vastu, kellega siis Nõmsalu siin eelmine game oli hädas, et see number 1 Ulas Kitšak, türklaste sidemängija, et seekord mängis siis päkapiku üle nii-öelda. Ja pallinguga jätkamas number 20 Mart Tiisar. Ja taaskord võimas palling ka Tiisarelt, kuid hästi võtab see türklaste number 8 Subassi neid serve vastu. Ja Siim Ennemuist plokis. Tõesti on kui ploki kuningas praegu eestlaste poole peal. Ja seisul 8-5 lähme esimesele tehnilisele mõtlemisajale. Nii. Väga hea. See on normaalne, nüüd on näha, kui nüüd viga tuleb, siis selge tugev serv, riskid ja eks. Nii, nüüd on, kuidas sul planeeriva tunnen, üllatakse seda peale aega. Noh, otsustab. Aga emba kumba siis, kas läheb lööma tugevasti? Ja Aavo Keel siis konsulteeris Mart Tiisaarega, et kas äkki oleks võimalik ületada türklase nüüd planeeriva serviga pärast time-out'i. Kohe näeme, mida nüüd siis noor mängumees millise otsuse teeb. Läheb ikkagi hüppelt tugevat lööma ja väga korralik palling, kes sealt tuleb, kuid korralik rünnaka türklaste poolt. Number 14 Erhan Tünše lööb palli eestlaste poolele maha ja servima siis number 15 Emre Batur. Et hästi on nüüd see türklaste nurgaründaja number 8 Subassi neid serve kätte saanud, et võib-olla peaks proovima tema pealt natukene mööda lüüa. Ja Luik nüüd vastuvõttu raskustes. Hästi aitab Martti Keel, kuid Mart Tiisar seda enam reeglite kohaselt vastaste poole peale mängida ei suuda ja punkt Türgile. Ja läks pall valelt poolt antenni väljakule ja see ei ole määrustega lubatud. Ja türklaste poole pealt siis jätkamas number 15 Batur. Tuleb taas tugev hüppelt palling. Aga Luik saab seekord palli ilusti kätte ja Siim Ennemuist nüüd saab rünnakupunkti ka. Jah, on küll plokk seal ees, kuid Ennemuiste löök on piisavalt tugev, et see pall lendab türklaste plokist Eesti väljakujoone taha ja 9. punkt Eestile. Ja number 18 Jaanus Nõmsalu siis Eesti koondise 2-punktilises eduseisus läheb palli mängu panema. Ei olnud kõige tugevam palling. Subassi taaskord, kuid hästi on Eesti plokk vastas. Ja türklased nüüd esimesest tempost. Ja kõik õige. Ja nüüd türklaste sidemängija kavaldab Eesti plokki üle ja Mart Tiisar kaitses palli enam ülesse mängida ei suutnud. Üritas ka Martti Keel siin teist palli ise lükata, aga lükkas trossi, kuid saime
palli üle siiski 3 puutega mängitud ja kõik oli reeglitepärane. Ja seisul 8-9, türklaste poole pealt palli mängu paremas, number 14, Tunse. Hästi saab Luik kätte. Ja Tiisarile ühe peale ja ühe ploki vastu hästi lööb Mart Tiisar selle palli maha, punkt Eestile. Läheb järjest paremasse hoogu Mart Tiisar. Ja number 17, Siim Ennemuist. Läheb servima. Arvatavasti tuleb planeerim palling. Ja nii ka on. Türklaste libero saab selle hästi kätte ja kiirelt esimesest tempost tahavad türkst ajandada, kuid Pajusalu näpud on seal vahel. Ja Tiisar ühe tsoonist. Ja lööb palli maha. Jah, võib-olla oleks natukene pikale läinud, kuid Koškun paneb sinna sõrmed vahele ja 11 punkt Eestile. Ja nüüd siis 3-punktiline eduseis Eestil, kui Siim Ennemuist läheb palli mängu panema. Ja serv on türklased hädas. Koškun lööb plokki. Subaši 4 pealt. Jälle plokki. Uuesti Subaši 4 pealt. Tiisar kaitses. Nõmsalu tõstab Luigele. Luik lööb taas. Ja võitlevad türklased kõvasti. Ja Nõmsalu laseb palli auti. Jah, ja nüüd vist on kokku põrkanud türklaste nurgaründaja number 8 Subaši ja nende libero Kilic. Ja tundub, et on tulemas ka Türgi poole pealt vahetus. Number 12, Halil Yüssel on siin valmis mängu sekkuma ja tundub, et väljakult on lahkumas siis number 8, Burutai Subaši. Jah, Subaši on olnud üks türklaste liidreid täna. Ja nii ka läheb, vahetus toimub. Korraliku mängu teinud Subaši siis hetkel läheb pingile. Natukene võib-olla ravib oma vigastust. Aga samal ajal Siim Ennemuist siis jätkamas pallingul seisul 12-8 Eesti eduseisus. Ja kes kahte esimest geimi ei näinud, siis need olid väga tasavägised ja Eesti pidi mõlemas vanduma alla Türgile kõigest 2 punktiga, seisudega 25-23 ja 30-28. Aga nüüd uus mees, Yüssel, lööb piki diagonaali ilusti palli Eesti poolele maha ja tundus, et meie plokk läks natukene liiga nurka ja jäi see diagonaaltsoon ilusti vabaks ja türklane sellega ära kasutas. Ja Türgi poole pealt siis pallingule minemas nende sidemängija, Kitšak. Taas selline planeeriva moodi hüppelt serv. Saab Nõmsalu kätte ja kiire tõsta kohe keeled Pajusalule. Ja esimeses tempos toob Pajusalu Eestile punkte juurde. Ja hakkab vaikselt toimima ka esimene tempo, et ei ole enam neid näpuotstega lööki, mis siin ei taha maha jääda, vaid tulevad ilusad rünnakud ja eks siin hakkab koostöö paranema mängult. Ja palli mängu panemas number 2, Marti Keel. Lööb nüüd trossist, aga pall maandub audis. Natukene palju on servivigu siin Marti Keelel, et eelmises geimis mees küll ei eksinud, aga esimeses geimis lõi 2 serviviga, et natukene palju on neid vigu. Ja Türgi poole pealt palli mängu panemas number 12, Yüssel. Marti Keel tõstab Mart Tiisaarele 4 peale, kuid hästi on türklased kaitses. Batur saab lüüa. Tiisar kaitses. Luik nüüd. Ja ilusti hänitab kätest. Luik on selline mees, kes neid raskeid palle oskab lahendada ja väga edukalt, nagu ka praegu nägime. Jah, stabiilne ja ei luba endale eksimusi. Ja Luik ise ka minemas pallingule. Aga nüüd eksib. Ja türklaste poole pealt siis number 3. Ahmet Pesük läheb servima. No on Eesti saanud sellise küllaki turvalise 3-punktilise vahe, aga kindlasti ei ole see piisav, sest game on alles keskfaasis. Ja Esna nüüd vastuvõtul. Tõsta Tiisaarele. Ja Tiisar lööb palli maha. Taaskord hea tõsta keelet, et ühe ploki vastu on lausa lust rünnata ja Tiisar näitab oma oskusi võrgu peal.
ja Marti Keele mäng ka võrreldes eilsega on nagu öö ja päev, et eile mees ei olnud üldse kindel ja tõste kõikus väga palju, aga täna on kindlasti väga hea mängu tegemas. Korralik valing Pajusalult kohe Eesti poole peale tagasi. Ja Siim Ennemuist lööb palli maha. Taaskord hea tõste Keelelt, ühe ploki vastu Siim Ennemuist ei eksi ja lähme teisele tehnilisele time-outile. Eesti eduseisus 16-11. Side üks asetust, siis anna rohkem abi keskele. Side üks tule. Kuule, kui see Batur jõuab ette, siis Tiisaar võiks aidata rohkem. No nii, nüüd see serv korda, muu on okei. Kuule, vaata, kui see 12 ette jõuab, see Batur või see nurk on see pikem nurk. Tähendab, kui sina ka ees oled, siis sa võiks keskele appi minna natukene, sest see saab vähe tõsteid ja see lööb diagonaali. Piki piirilöögid on ta siuksed. Time-outi, ma olen äkki planeeriva keskele või viskele. Pane keskele. Ja Aavo Keel nüüd siis noomis ka natuke Marti Keelt, et ülejäänud mäng on täitsa okei, aga saaks nüüd servi ka platsile ja korralikuks, et siis on juba täitsa korralik mäng. Ja Tiisarile siis öeldi, et kui Batur jõuab etteliini, siis mine aita esimest tempot, et Batur on rohkem suke diagonaali lööja, sinna sa jõuad ja ei saada ka väga palju tõsteid. Aga nüüd lööb korraliku pommi Eesti poolele number 9, Serhat Koškun ja läheb ise ka servima. Seis siis 12-16 türklaste poolt vaadatuna. Ja eksib pallingul, Eesti saab 17. punkti. Ja Eesti poole pealt pallingule minemas Eesti diagonaalründaja number 20, Mart Tiisar. Sidemängija nüüd türklaste poole peal taas ees, et kas võtab nõuks ise vasaku käega lüüa seda palli. Kohe saame näha. Ja Tiisare palling läheb nüüd pikaks, punkt Türgile. Tundus, et ei katnud Randmega korralikult palli ja läks löök natukene pikaks. Türklaste poole pealt number 15, Emre Batur läheb servima. Hüppelt palling, Esna saab selle kätte. Ja Luik kuue pealt, tühja võrgu pealt. Taaskord suurepärane tõste Marti Keelelt ja ilusa lõpu sellele paneb siis Priit Luik. Ja Jaanus Nõmsalu, Eesti koondise raudvara, kui nii võib öelda. Mees suudab ikkagi ennast otsustavateks mängudeks kokku võtta ja sellepärast ka koondise juurde tagasi toodi selleks turniiriks. Aga nüüd eksib serviga. Üks pallijagu läheb pall otsa outi ja türklased saavad siit endale 14. punkti ja number 14, Erhan Tünše läheb servima. Nõmsalu vastuvõtul ja Luik osavalt nüüd nelja pealt. Pall maha jää, Tiisar kaitses. Batur kuue pealt, Tiisar ise ühe pealt rünnakul. Batur kaitses. Ja Jussel, see vahetusest mängu sekkunud. Number 12, Halil Jussel lööb taas Eesti koondise väljakule palli maha ja türklased nüüd vahendanud vähe 3 punktile, 15-18. Jätkab Tünše. Hästi saab Nõmsalu kätte ja Ennemuistele esimesse temposse, kuid Türgi plokk on seal vastas. Küšuk paneb Ennemuiste kinni ja Türgi vahendab taas vahet. Õige mõte küll Marti Keele poolt, oli ka üks plokk vastas, et sealt ikkagi Ennemuist oleks pidanud selle palli punktiks lööma. Ja jätkab siis türklaste poole pealt Tünše. Taaskord Nõmsalu hea vastuvõtt ja uuesti Ennemuistele esimesse temposse, kuid taas on türklaste käed seal vahel. Ja Jussel nüüd kolmanda palli, kui ma ei eksi, lööb maha ja vahe minimaalne 17-18. Jah, et see Eesti vahe on nüüd sulanud siin väga ruttu ja seisul 17-18 palli mängu panemas türklaste poole pealt number 14, Tünše. Esna nüüd vastuvõtu raskustes. Nõmsalu teeb sealt veel väga raske tõste ja tõstab tühjaks võrgu ja Tiisar lööb palli maha.
natuke madalaks jäi, aga suutis Tiisaar palli ikkagi maha lüüa ja Koškun siin Türgi kaitses ei olnud valmis selleks löögiks ja pall läheb temast out'i. Jah, et väga lahendus Tiisaarelt, et oli seda palli väga raske seal temal juba edasi mängida, kuid võttis maksimumi antud olukorrast. Ja number 17 siis Eesti koondise poole pealt. Siim Ennemuist läheb palli mängu panema. Jussel raskustes, saab ka ise nüüd lüüa ja lööb ploki ladvast palli punktiks. Hästi on Jussel rünnanud, et pea eksimatult nüüd siin kolmandas geimis. Jah, on sekkunud Subashi asemel väga edukat mängu ja hoiab Türgi koondist Eestil väga lähedal. Ja Türgi koondise sidemängija Kitšak palli mängu panemas. Nõmsalu vastuvõtt. Luik lööb ja lööb. No siit tundus, et on sees. Aga näitavad kohtunid hoopis ploki puudet. Ja türklased, kuumavereline rahvas sellega rahul ei ole ja kohe apelleerivad, aga kohtunikud tavaliselt oma otsust ei muuda. Ja Martti Keel saab servima minna. Ja palling, aga hea vastuvõtt samuti. Nüüd kaitses saame palli kätte. Tiisaar saab lüüa ja lööb kätest out'i. Türklased ei olnud nüüd rahul Raimo Pajusalu tõstega, et tundus, et oli sooja palli vääriline tõste, aga kohtunikud vilet ei puhunud. Ja pallinguga jätkamas Eesti koondise sidemängija number 2, Martti Keel. Libero saab hästi vastu türklastel. Jussel ja nüüd taaskord lausa pidurdamatu soos. Jah, et kui Türgil üks nende liidritest Subashi läks pingile, siis tuli pingilt samasugune mees kohe ka väljakule, et Jussel on selles geimis tõesti ennast väga heast küljest näidanud. Ja läheb mees ka ise servima. Planeeriv serv, Esna saab vastu. Ja nüüd Luigel väga palju variante ei olnud, tõesti oli number 15. Batur oli seal väga võimsalt ees ja ei olnud seda palli kuskile sokutada. Ja pallinguga saab jätkata Türgi poole pealt number 12, Jussel. Vahe minimaalne siis, 20-21. Ja nüüd Esna natuke raskustes vastuvõtus. Päästab Keel palli, Luik lükkab sõrmedega üle. Hästi on türklastel pall käes ja kiirelt esimesest tempost. Ja viigiseis. Türklaste poole pealt number 3, Petšuk lõi selle palli Eesti koondise poole peale maha ja 21-21. Jah, vahepeal oli Eesti koondis siin 4 punktiga ees, aga nüüd on see vahe olematuks sulanud ja jälle hakkab mäng nullist geimi lõpus. Nõmsalu nüüd vastuvõtu ja Luigele 2 peale ja hästi saavad mängijad türklased käe alla. Oi. No siin oli türklastel kast õlut soolas. Jah, Batur mängib väga vahelduvalt, et vahepeal väga ilusti ja siis teeb ikka täielikke lollusi. Et jah, oli juba siin ohtlikult Eesti poolele võrgu alt tulemas see pall. Ja Priit Luik Eesti koondise poole pealt palli mängu panemas. Saab Libero palli kätte. Ja blokis sõrmed vahel, aga kaitses ei suuda seda palli päästa, Martti Keel ja see jällegi viigiline, 22-22. Ja türklastel siis number 3, Ahmet Pesük. Keskründaja läheb servima. Ja on raskustes Eesti selle Türgi planeeriva pallinguga. Nõmsalu lööb nüüd kerge palli üle. Ja jälle esimene tempo. Seekord number 14, Tunže. Pajusalu jäi jälle hiljaks ja türklased saavad siit oma 23. punkti. Kas tõesti lähevad kõik geimid sama stsenaariumi järgi, et Eesti on geimi keskpaigas juhtimas, aga ikkagi türklased suudavad geimi lõpuks ennast koguda. Ja jälle Nõmsalu vastuvõtu raskustes ja Nõmsalu ise nüüd ka rünnakul ja hästi mängib türklaste sidemängija kaitses. Ja Koškun võimsalt lööb blokist mööda piki piiri ja Esna on võimetu selle palli tooma. Ja Mats Pall siis türklastele esimene. Number 3, Ahmet Pesük seda palli mängu panemas. Ja nüüd saab Nõmsalu lõpuks selle hästi kätte, ise ka rünnakul ja
ja lööb maha. Võimsalt lööb selle palli ära. Hoiab Eestit mängus. Raimo Pajusalu läheb nüüd pallima. Jah, kindlasti väga raskelt seisust, et on Eesti jäänud siin kaotusseisu 23-24. Aga samas ei tasu ka sellist lihtsalt servi lüüa, et türklased on seda kiirelt ära kasutama. Kindlasti tuleb oma korralik serv ära teha. Ja läbi trossi see pall Türgi poole peal läheb ja selle mängu lõpetab Koškun 2 tsoonist, lööb Eesti plokist palli auto ja Türgi on võitnud selle kohtumise seisuga 3-0. Tänase mängu tõi teieni Tipikas TV, mängu kommenteerisid Reimo Kuri ja Ronald Järv. Aitäh teile vaatamast ja kindlasti kohtume juba järgmistes meeldivates võrkpalliülekannetes. Nägemist! Ilusat päeva jätku!